Tere tulemast tagasi meie kursusele. Tänases loengus räägime siis sellest, kuidas saab koduses võrgus erinevaid asju teha. Täpsemad siis teemad on siis, kuidas võrgus tegeleda monitoorimisega ja mida saab teha siis võrgu turvalisemaks tegemiseks. Kasutame siis selliseid tarkvarasid monitoorimisel, nagu on siis Windows enda command prompt või PowerShell või siis terminal, millist iganes tahate kasutada. Kõik kolm toimivad. Samamoodi on olemas siis niisugune asi nagu Advanced IP Scanner ja Wireshark. Nendest siis kohe ka lähemalt. Käsurja kasutamises, kui keegi veel ei tea, siis on hästi lihtne võtta lahti start menüü, kirjutada command prompt, vajutada enter ja avaneb siis käsurida. Ühesõnaga meie jaoks ei ole administraatorina käivitamine vajalik, kuna kõik käsud on siis tavakasuta õigustest peaks olema lubatud. Siin siis start menüü, siis on kirjutatud juba command ja esimene asi, mida ta pakub, on command prompt. Ja siis on enter ja põhimõtteliselt peaks terminal lahti tulema. Esimene käsk, mida me siis saame kasutada, on käsk nimega ipconfig. Tema eesmärk on siis näidata, millised võrgud on arvutiga ühendatud füüsiliselt ja millised parameetrid siis ühendatud võrgus on. Linuxis, nii vähe kui mina kasutan, olen siis Ubuntus, on käsk ifconfig, teeb sama asja ja rohkem seal nagu erinevusi pole. Kõige olulisem on siin vahetevahel enamasti, kui seda käsku kasutada, ongi, et näha arvuti enda IP aadressi. Teatud tingimustel on seda vaja teada, just sisevõrgu oma. Ja see on siis sellepärast, ütleme, et arvutid ja võrguseadmed suhtlevad omavahel siis IP aadressi järgi põhimõtteliselt. Samamoodi näeb siis ära selle käsuga ruuteri aadressi, mida siis nimetatakse ka default gateway'ks või siis lihtsalt gateway'ks. Ka seda on vahetevahel vaja teada. Võrgumaskist pigem rohkem ei räägikski, sest mainin, et on olemas, meie kursuse raames pole vaja teada, mis on ja miks kasutatakse. Mina omanda siis arvuti peal koduses võrgus tegin sellise lahenduse, toon välja selle, et minu arvutil on ühendatud ära korraga nii tavaline võrgukaabel kui ka Wi-Fi. Siin on siis oluline jälgida ka seda, et mõlema võrgu kohta on olemas siis IPv4 aadress ja IPv6 aadress. IPv4 on siis siiamaani veel levinud aadresside standard, aga pigem IPv6 hakkab seda nüüd vaikselt välja vahetama. Pidi välja vahetama juba aastaid tagasi, pole siiamaani selleni veel päris lõpuni jõudnud. Enamus inimesi oskavad IPv4-ga mängida, IPv6 teatakse, et eksisteerib, aga kasutada väga ei osata. Ja siiamaani pole vajadust ka olnud. Siin on veel see teema, et jälgida, ütleme, et siis arvuti enda IP aadressid mõlemas võrgus on erinevad. Et selle Ethernet adapteri oma, mis on siis võrgukaabliga ühendatud, on aadressiks 143 lõpp, ehk et siis 192.168.1.143 ja Wi-Fi on siis hoopis lõpuks 79. Enamasti IT-spetsid jälgivadki ainult seda viimast numbrit sellest 4, sest esimesed 3 on juba võrgu admini poolt paika pandud. Esimesed 2 on tegelikult näitavad ära, et tegu on lokaalse võrguga. Ehk et see on see, mida nähakse ainult siis koduses võrgus sees, seda väljapoolt ei ole näha enamasti, ei tohiks olla vähemalt. Aga ehk et siis tegu on sisevõrguga, on siis 2 esimest numbrit, järgmine võrk näitab ära siis millise alamvõrguga selles sisevõrgus on tegemist. Kodus peal ühe võrgu tavaliselt ei eksisteeri, aga seda eelviimast numbrit saab muuta, kui panna mingisuguseid eriseadmeid sinna vahele. Aga jah, oluline on tavaliselt ainult viimane number nendest 4. Minu arvuti puhul kaabel on siis 143 lõpuga, Wi-Fi on 79 lõpuga ja minu ruuter on siis aadressil 1.1. Ehk et mõlemal siis sama asi. Oleks meil 2 erinevat võrku, oleks seal ka 2 erinevat IP aadressi kindlasti. Siin on ära selle, ütleme, et sülearvutitel eriti kipub olema see, et on olemas nii võrgukaabli ots kui ka siis Wi-Fi, vähemalt suurematel sülearvutitel. Lauaarvutitel võib-olla ei pruugi olla mõlemad olemas. Kui ühte neist 2 ei ole, siis näitab ainult ühte
seda, mis on olemas. Samamoodi ka Bluetooth võib siin selles süsteemis välja tulla või selle käsuga välja tulla. Seal on veel mõningad, mida ta siis näitab. Samamoodi on siis variant see, et mõned rakendused võivad luua tarkvaralisi nii-öelda ühendusadaptereid. Selles mõttes nad ei ole küll füüsiliselt kaabli või wifi'ga ühendatud, aga nad tekitavad siis rakenduse enda jaoks nii-öelda lokaalset võrku. IPv4 aadresside haldamisega tegeleb siis DHCP server, mis enamasti on osa ruuterist. Muud seadmed oskavad ka olla DHCP serverid, aga siis tuleb jälgida, et me ei paneks ühte võrku mitut erinevat DHCP serverit, sest et nad võivad anda täpselt sama IP-aadressi erinevatele seadmetele ja tänu sellele ei saa kumbki arvuti enam võrku. IPv6-l väga palju ei peatu, kuna see käitub hoopis teisiti, teda jagatakse teistmoodi, seal on mitu erinevat varianti, kuidas arvuti võib endale IPv6 aadressi saada ja meie käskude juures tegelikult temaga väga palju ei tegeleta. Aga jah, et siis vaadata seda IPv6 aadressi kirja, siis see on hoopis keerulisem lugeda kui näiteks IPv4, aga sellel on oma põhjus. Selle me väga palju ei peatu, väärtud see, et lihtsalt IPv4 aadress väga palju ei jagu enam, sellepärast jagati ka juba arvutivõrgud alamvõrkudeks, IPv6 on saada veel väga-väga palju. Et see vahemik ei ole veel isegi mitte poolenisti täis, nii palju kui mina tean. Aga jah, see on ka kõik, mis me IPv6-st üldse räägime selle kursuse raames. Järgmised 2 käsku on tegelikult siis selle jaoks, et kui näiteks arvutil on võrku ühendamisega probleem, siis saab teha näiteks esimene käsk oleks siis ipv-config release kaldkriipsuga. See ütleb DHCP serverile, et antud IP-aadress on nüüd vabastatud, selle võid määrata kuhugi kellelegi teisele seadmele ja arvuti nüüd konkreetse IP-aadressi enam ei kasuta. Näeb siis välja niimoodi. Minu tulemus oli lihtsalt selline, et oli päris mitu erinevat adapterit, mida mu arvuti nägi. Ütlesid nende asjad, mis oli ühendatud, nendega ta üldse ei tegele, et korjab ära ainult IPv4 aadressi, tuleks hetkeks siis kaabelvõrgu küljest, sest ta wifi lihtsalt lükkas välja mingil põhjusel selleks hetkeks. Ja nagu siit ka näha on, siis selle Ethernet 3 adapteri juures IPv4 asju enam ei eksisteeri. Pole enam arvuti enda aadressi, pole subnet-maski ja pole ka default gateway aadressi IPv4-s. On küll IPv6 oma, ehk et internetiühendus mul tegelikult ikkagi töötas. Lihtsalt ütleme üle IPv6. IPv6-ga on see probleem, et mõningad serverid ei oska, või mõningatel serveritel ei ole IPv6 aadressi mingil põhjusel ja siis seda konkreetset serverit IPv6 kaudu kätte ei saa, aga minul nagu otseselt internetiühenduse probleemi ei tekkinud selle koha peal. Järgmine käsk on siis ipconfig renew. Selle mõte on siis küsida DHCP serveri käest uus IP-aadress. DHCP server sellega annab ja siin on see, ütleme, et tegelikult seda release'i otseselt pahatihti vaja kasutada ei ole, kuna renew annab release-käsu juba iseenesest ära. Et see on nagu kindlasti üks asi, mida tasub silmas pidada. Pahatihti on seda vaja teha siis, kui kas siis ütleme DHCP server ei ole üldse IP-aadressi arvutile andnud või kui on antud mingisugune aadress, mille kaudu ühendust ei ole võimalik saada. Näiteks on 2 arvutit, meil on sama IP-aadress, siis tuleb mõlemale või vähemalt ühele neist 2 anda käsk, et küsin nüüd uus IP-aadress, et ma tahan teist aadressi, ma ei saa seda kasutada. Neid olukordi juhtust väga tihti, aga vahetevahel juhtub, on ka muid olukordi, kus see nii-öelda renewimine on oluline, et nii see paraku on. Siin siis minu näites sai arvuti enda vana aadressi tagasi, sest see oli vaba ja DHCP serveril tegelikult on lihtsam anda vana aadress tagasi, kui see töötab, kui et hakata uut aadressi tegema, sest tegelikult ruuter hoiab mälus seadmete siis IP-aadresside tabelit, ehk et mis IP-aadress, mis seadmega kokku käib, ja siis ta ei pea hakkama seda kirjalt muutma, vaid ta saab selle sama IP-aadressi anda seadmele tagasi, ongi kõik. Aga on olukordi, kus võib saada täiesti uue IP-aadressi, ehk et seda tasub jälgida. Siis on meil olemas veel selline käsk nagu netstat, mis näitab lihtsalt seda, et millised rakendused
üldse omavad ühendusi arvutiga, ehk et see on juba rakenduse tase, see ei ole enam võrgutase nii palju. Ehk et siit on näha siis kõik kohad, kus on kirjas siis local aadress 127.0.0.1, see on tegelikult siis arvuti sisemine võrgu aadress, ehk et see on mingi arvutis rakenduskihi tasandil olevad siis programmid, mis siis näiteks omavahel suhtlevad mingil põhjusel. Konkreetselt hetkel ei tule head mõtted pähe, miks mul peaks Kubernetes arvutis olema, aga ju siis mingi asjaga olen ta kaasa saanud. See on tegelikult täiesti okei, see ei ole midagi väga suurt ohtlikku. Samamoodi siis on näha minu enda väline IP aadress, see on siis olukorras, kus on siis minu arvuti ühendub mingisuguse rakendus näiteks serveriga, siin võib väga vabalt olla ka OneDrive taga näiteks. Kuna OneDrive töötas, siis OneDrive'il võis olla mingisugune serveri ühendus püsti. Näha on, et tegemist on siis HTTPS ühendustega näiteks. See tähendab lihtsalt seda, et tegemist on turvalise ühendusega, mitte midagi teha ei ole. Üks veel, mis tuleb siit natukene välja, on mul teine arvuti samas võrgus, on siis see media and video, on ju. See on lihtsalt, et ta on võrgus nähtav, mingil määral nad omavahel ilmselt suhtlevad, lihtsalt mis iganes infot nad üksteisega ei vaheta, aga et see ühendus oli olemas. Ja siis on siin hunnik IPv6 aadressi, mille puhul hetkel on vastuse võlgu, kuhu ja kuidas nad täpselt ühenduvad. Üks asi veel, mida tasub siis teada niimoodi õrnalt on see, et nagu siin ka need esimesed kirjad näitavad, et on üks ja sama IP aadress, siis tuleb koolon ja siis on hunnik numbreid. See kooloni järgi olevad numbrid tähendavad siis porti, ehk et ühe sama IP aadressiga saab tegelikult olla mitu erinevat porti, iga pordi kaudu saab siis erinev rakendus oma ühenduse püsti võtta. Ehk et tegelikult siis rakenduse tasandil jagataksegi võrgud, ütleme, portide kaupa ära, ehk et iga rakendus siis teab, et ahah, selles pordis nüüd tuli mingi info, see on mulle mõeldud. Et kui nüüd tuleb mingi teine port, siis see rakendus ei pruugi seda nähagi mitte. Ja Windowsi tulemüüris see on siis nüüd arvutipõhine tulemüür, ehk et siis tarkvaraline tulemüür, nagu ma eelmine kord rääkisin, seal saabki, ütleme, rakendusi kas siis lubada või keelata pordi kaupa. Ehk et täiesti vabalt ütled, et see konkreetne port enam tulemüürist läbi minna ei tohi ja enam see rakendus põhimõtteliselt võrgule ligi ei pääse. Et selliseid asju saab teha. Hetkel küll siin kursusele raames seda ei näita, aga see on täiesti võimalik. Rohkem portides ka kahjuks ei räägi. Siis on meil veel selline käsk nagu tracert ja siis veebiaadress. Mina tegin google.comiga, kuna see on enamasti püsti, siis ei teki probleemi, on ju. Tulemuseks on sellise asja. Tracer käsk võimaldab lihtsalt vaadata, et mismoodi siis see ühendus nii-öelda siis sinu arvuti ja siis näiteks Google'i serveri vahel, mis minu näites oli see Google'i server, millega ühendus üles võeti. Et mismoodi see ühendus on siis nii-öelda marsruuditud, ehk et milliseid sõlmi suures laias veebis see ühendus veel siis läbi käib. Ja siin on siis näidatud ära 12 hüpet, millest 2 tükki olid request timeout, see tähendab seda, et sealt kaudu edasi enam ei saanud, leiti uus sõlm ja mindi sealt poolt edasi. See on niisugune väga mõistlik näide selle koha pealt, et kui kujutada ette, et meil on arvutivõrk, kus on siis mitu erinevat sõlme, mitu erinevat teed võimalik siis lõppserverini jõuda, siis kui üks tee on kinni mingil põhjusel, keelumärk ees sisuliselt, siis leitakse see kiiresti teine tee ja pannakse edasi. Et server saad ikkagi lõpuks kätte. Ja niimoodi töötab kogu arvutivõrk tegelikult. Teatud tingimustel on selline käsk isegi kasulik, et jälgida, et kui mitut sõlme näiteks mingisugune liiklus läbib, sest iga sõlm aeglustab siis selle ühenduse kiirust konkreetse siis arvuti ja siis konkreetse serveri vahel, mitte siis võrgukiirust iseeneses. Et vahetevahel neid sõlmi võib siin olla väga palju rohkem või siis hüppeid, nii nagu siin ka see terminal ütleb, et kui ta loeb üles mitte rohkem kui 30 hüpet, ehk et siis 30 sõlme või siis 30 sõlme läbimist, et praegu oli 12 ja on tegelikult päris kiire, tegelikult need ajad liituvad mingil määral, et mitte täies mahus, aga jah, meie kursuse raames võib öelda, põhimõtteliselt natukene liituvad ja tasub lihtsalt seda silmas pidada. Ja rohkem hüpped, seda kauem läheb siis andmete vahetamiseks aega. Nii.
siis on meil veel selline käsk nagu ping. Jällegi väga-väga oluline, saab pingida URL-i järgi ehk et Google.com-i, saab pingida mingit lokaalse võrguseadet IP aadressi järgi ja saab mingisugust välisvõrguseadet samamoodi IP aadressi järgi pingida. Mida ma olen siin näides pinginud välise IP aadressi järgi on tegelikult selline asi nagu Google'i DNS-i server, mida DNS teeb on see, et ta võtab URL-i ja otsib sellele vastava IP aadressi, kuna nagu ma ütlesin, arvutivõrgud oskavad ainult IP aadresside järgi suhelda, siis selle jaoks, et võrk teaks, kuhu serveri vastu mingi päring on teinud, siis on vaja selle serveri IP aadressi teada, aga inimene kirjutas sisse URL-i, siis see URL tõlgitakse tegelikult IP aadressiks ja sellega tegelevad siis DNS-i serverid. Ja 8.8.8 on siis üks levinumaid DNS-i servereid, mis on siis Google'i enda halduses. Siin on siis näiteks näide just nimelt Google'i DNS-i serveri pingimisest, kui kaua see siis nagu päeva lõpuks aega võttis. Ühesõnaga, mismoodi ping tegelikult töötab, on siis see, et tehakse 32 baiti andmeid, jagatakse siis näiteks 4 paketiks ja saadetakse nad siis niimoodi minema. Et 4 paketti, siit on ka näha, ütleme, et 4 paketti saadeti, vastu tagasi saadi samamoodi 4, kadusid ei olnud ja minimaalne aeg serveriga ühenduseks oli 7 millisekundit, maksimaalne samamoodi 7 ja keskmine on ka 7, ehk et täpselt 7 millisekundit see kõik või siis ühe päringu vastuse saamine aega võitis. See on hea selle jaoks, sellised päringud, et kui näiteks välise võrgu, näiteks DNS-i serverit pingime, siis me teame, kas meil on arvuti võrguühendus üldse olemas või mitte. See on kõige lihtsam ja kõige kiirem lahendus. Ei pea brauserit käima panema, ootama, kuni ta käivitub või ennast uuendab näiteks. Samamoodi mingi lehe laadimist ei pea ootama, võib-olla on hoopis leht maas. Seda juhtub palju tihemini. Siis see vastu Google'i DNS-i, mis on enamasti alati püsti, siis vastu seda pingides, kui sealt tuleb selline vastus, siis see näitab, et võrk on olemas ja tuleb hakata otsima mingisugust muud põhjust, miks meil siis internetiühendus tegelikult ei ole. Näiteks. Samamoodi siis, kui me pingime mingisugust lokaalset seadet, pahatihti me teeme seda siis, kui me tahame teada, kas see konkreetne seade on võrgus üleüldse, kas me näeme teda võrgus, võib-olla meil on seadme võrgu konfiguratsiooniga midagi valesti läinud ja ta lihtsalt ei saa omale IP aadressi, mis iganes põhjusel ja me ei leia teda võrgust ja sellepärast ei ole meil näiteks mingi teenus püsti. Aga võib-olla on hoopis põhjus kuskil mujal, et see on niisugune suht kiire esimene asi, mida saab teha teatud tingimustel siis. Vahetevahel on ka hea teada, ütleme, kas meil ruuter võrgus on või mitte. Default gateway pingimine on ka selle mõttega vajalik, et võib-olla on hoopis tema meil võrgust ära kadunud. Ta ei ole, ja siis tänu sellele on kogu võrk maas hoopis. Et seda on ka vahepeal hea teada. Nii, siis on mul erinevaid veebilehti välja toodud natukene, et mis võivad teatud tingimustel olla abiks kasuks. Mis iganes. Esimene, millest võib-olla mõned on kuulnud, võib-olla mõned mitte, on siis selline nagu haveibeenborn.com. Mida see teeb? On see, et see näitab ära, kas mingisuguse meiliaadressi, kas seondub mingisugune andmeleke näiteks. Mina kasutasin praegu oma töö meiliaadressi. Seda ei ole kuskilt andmebaasidest lekkinud, ehk et on teada, et see meiliaadress on tegelikult turvaline veel. Kui siin nüüd on mingisugused andmelekked mingi meiliaadressiga, siis seal on kirjad juures, millise teenuse pakkuja juures see lekkis, mis andmeid koos selle meiliaadressiga ja siis konkreetsest andmebaasist siis lekkisid ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi. Ehk et vahetevahel saadakse kätte näiteks meiliaadressiga koos parool, siis antud teenusepakkuja parool, võib-olla veel mingisuguseid andmeid, mida on siis konkreetse teenusepakkuja andmebaasidesse sisestatud. Et siis tasub, ütleme, vähemalt konkreetne parool ära vahetada teenusepakkuja juures. Et nagu ma ka eelmine kord rääkisin, et paroole nagu taaskasutada ei tohiks, ehk et kui siis konkreetse teenusepakkuja juures on konkreetselt üks parool minema läinud ja see on ainult selle konkreetse teenusepakkujaga koos,
siis on ainult seal vaja parool vahetada. Muul juhul on vaja hakata mõtlema, et kus ma seda sama parooli veel kasutasin ja kindlasti ununeb mõni ära. Ja siis tuleks nagu kõikides kohtades need ära vahetada. Siis on vahetevahel vaja ka teada, et kellele kuulub mingi IP-aadress. Ehk siit samast ma just võtsin välja näiteks enda näites ühe IP-aadressi. Leht on siis, esimene leht on siis who.is, mis on hea kasutada ja teine on siis whois.com. Mõlemad teevad sama asja, ühe kasutajaliides on võib-olla natukene parem, teisel natuke kehvem, aga tulemus on nagu niisama. Ehk et mina otsisin IP-aadressi, mis tuli mu enda sellest siis Netstat käsuga välja ja saingi teada, et tegemist peaks olema põhimõtteliselt Microsofti veebiaadressiga või Microsofti omanduses oleva veebiaadressiga. Vahetevahel näitab see ka ära mingisuguse aadressi, füüsilise aadressi alati ei pruugi, aga siit, et andmed välja tulevad, on vahetevahel mõistlik vaadata. Mida selle järgi tasu küsida, on aadressid, mis algavad numbritega 192, 168 ja kindlasti mitte ka 1010, kuna tegu on kohaliku võrgu kohalike võrkude jaoks eraldatud IP vahemikega ja nendele ta tegelikult mingisugust mõistlikku vastust tegelikult anda ei oska. Sest see on sul omaenda kohalikus võrgus, huviis ei tohiks näha sinna ja nii ongi. Et ei tasu ka küsida seda. Proovida võib, aga see ei pruugi midagi väga mõistlikku vastu tulla. Siin ka siis need kasutajaliidese näitajad veel. Ja siis me jõuame tarkvarade juurde. Ehk et selgitan ära mõned lihtsamad või siis mõned kaks lihtsamat tarkvara. Esimeseks on siis Advanced IP Scanner, mida saab kasutada, kohe jõuan lähemalt ka, Wireshark tuleb natuke hiljem. Advanced IP Scannerit saab kasutada selleks, et vaadata, millised seadmed meil lokaalses võrgus üldse ühendatud on. Mõlemad on tasuta kättesaadavad, nii palju võib veel ette öelda. Ja täidavad natuke erinevaid ülesandeid. Ja Advanced IP Scanneri saab tasuta siis alalaadida sellelt veebilehelt. Installeerimine on hästi lihtne. Lehe peal siis otsi üles nupp Free Download. Installimine on sisuliselt ütleme next finish. Mitte midagi muud ma ei pea. Väga vaatama ka ei pea, ta ei installi mitte midagi muud peal iseenda. Et selles mõttes on vähemalt see rakendusel täiesti normaalne asi, mida kasutada. Ja kasutatakse ka väga palju. Ja kasutatakse ka võrguadminide poole pealt. Kui nüüd see kasutajaliides käima läheb või programm käima läheb, siis on seal olemas suur roheline play nupp nimega scan. Ja kui see käima panna, siis tuleb natuke aega oodata, minut paar maksimaalselt sõltuvalt siis võrgu suurusest. Ja siis on nimekiri, või siis tulemuseks on nimekiri võrgus olevatest seadmetest. Näiteks minu kodune võrk näeb välja umbes selline. Esimene on mul siis ruuter. Teine on hea küsimus, mis see on. Päris kindel ei ole, sest mul ei tohiks rohkem teljaseadmeid võrgus olla, võib-olla on kuskil. Galaxy 71 on telefon. Üks nendest, mis mul on kasutuses selles konkreetses võrgus. Punkt 97 peaks olema, peast ei mäleta, mis see võis olla. See võis olla mul muusikakeskus näiteks. Siis on üks tel mul kuskil võrgus, siis on mul veel üks telefon võrgus ja siis on veel üks arvuti võrgus. Media ja video on mul mingisugune poolenisti üles ehitatud meediaserver näiteks. Ja niimoodi on tulevad kõik välja. Täiesti aktiivsed seadmed võrgus saab vaadata, mõnele saab võib-olla ka isegi ligi läbi selle sama rakenduse. Näiteks esimene kirja lubaks tegelikult talle küll külge minna, aga ainult autentimisega. Selleni me jõuame siis konkreetse loengu teises pooles. Ja Wireshark on natuke keerukam kasutada. Alalaadimise link on siis slaidil. Lehe pealt on võimalik üsna kiiresti leida see alalaadimise koht. Installimisega on suhteliselt sama, et lihtsalt vajutad next finish, kuni ta lõpetab. Kui ta siis lõpuks käima läheb, siis tuleb valida õige võrguadapter. Nagu juba eelnevatest terminali käskudest selgus, siis minu arvutis oli siis õige adapter Ethernet 3, millel on kindlasti ühendus olemas. Ta näitab kõrval, selle adapteri kõrval siis ka seda, nagu siit pildi pealt näha on, et millises
võrgus on kindlasti liiklus, millist võrku ta näeb. Selle peal nüüd topeltklõps teha, siis avaneb järgmine vaade. Ühesõnaga järgmises vaates on siis näha, mis liiklus siis konkreetses adapteris liigub. Järgmises vaates on olemas ka siis stop-nupp, punane ruut. See on siin samas ka olemas. Okay. Ühesõnaga, kui nüüd seda kasutajariidest natuke vaadata, siis üleval menüüriba all on 2 nuppu kohe vasakul. Esimene on siis Wireshark enda logo, millega saab näiteks mingi paketi püüdmise käima panna. Kui seal kõrval on stop-nupp, mis paneb siis paketi püüdmise kinni. Tasub siis silmas pidada seda, et kui siit nüüd edasi minna järgmisse kuvasse, siis neid pakette püütakse suure tõenäosusega üsna lühikese aja jooksul hästi palju. Et minul paarisekundiline püüdmine leidis üle 100 paketi juba, ehk et siis arvuti ja serverite vaheline võrguliiklus. Midagi teha ei ole, umbes täpselt nii palju neid saadetaksegi läbi. Samas, kui sa tead, mida sa otsid, siis väga kiiresti saab väga palju väga olulist infot niimoodi leida. Ja samamoodi leiab selle kaudu ka mingisuguseid asju, mis ainult niimoodi välja tulekski, ehk et võib leida midagi kahtlast. Nii palju lisaks, et paraku enamus võrguühendustest on siis krüpteeritud, ehk et siis seda pakettidest sisu väga loetavalt enam ei leia, vaheta vahel midagi ikka, aga niinimetatud metainfot saab ikka, ehk et kellega ühendus on üleval, mida saadeti, ehk et kui suuri andmeid saadeti, kellele saadeti, millal, milline vastus tuli ja millal, ehk et seda tegelikult näeb. Ehk et kui nüüd see uusaken lahti tuleb, siis mitte üle 5 sekundi ei tasu võib-olla, kui just ei ole enda peale väga kuri ja ei taha mitu tundi vaadata, mis paketti kuhugi saadetakse, siis üle 5 sekundi korraga ei ole mõtet tal joosta lasta. Kui see 5 sekundine capture on nagu läbi käidud näiteks, siis võib sellest sinisest Wiresharki logo nupust uuesti panna pakettide püüdmise tööle ja saab siis vaadata, mis veel liikunud on vahe või siis selles hetkest alates, kuni siis järgmise stop-nupu vajutamiseni, ehk et hakkab otsast peale seda vahepealseid asja tegelikult väga ei näe. Ja mööda ridu käies on siis näha, ütleme, et mis infot ja kellega on vahetatud. Ise näeb välja siis selline osa sellest vaatest. Siin on mul mingisugune refresh tehtud. Tegelikult tegingi refreshi netiserveri vastu, ehk et neti.ee panin brauseris tööle, ütlesin talle, panin uuesti paketi püüdmise tööle, ütlesin brauseris refresh ja siis tulemus tuli selline. Ja siit on lihtsalt näha, ütleme alt, et seal on erinevaid parameetrid, mida saab vaadata ja all paremal siis on põhimõtteliselt see sisu, aga kuna sisu on krüpteeritud, siis siit nagu midagi mõistlikku tegelikult väga välja enam ei loe. Kui just ei tea krüptovõtit ja ei oska seda lahti dekrüpteerida, siis mõningatel juhtudel on see võimalik, aga mitte alati. Nii, ja siis me jõuame veel sellise teema üle käia, nagu siis omaenda võrgu turvalisemaks tegemine. Miks ma kasutan sõna turvalisemaks, mitte turvaliseks, on see, et päris turvaliseks, ütleme, ühtegi võrku lõpmatuseni teha põhimõtteliselt ei anna, kuna juba ainuksi kasutajatest tulenevalt vead võivad selle kõik turvareeglid tühiseks teha. Aga natuke turvalisemaks annab asja ikkagi teha. Üks, mida saab kindlasti enda võrgus teha, on Wi-Fi parooli ja SSID muutmine. Sellest nüüd natukene lähemalt, kuna ma ise kasutan Telia teenust, siis ekraanipildid on toodud siis Telia teenuse näite järgi, aga väga paljud ruuterid töötavad suht sarnase põhimõtte järgi. Ehk et kui sa ühe ruuteriga oskad seda teha või tead enam-vähem, mida otsida, siis teises ruuteris on need asjad üsna kiiresti leitavad. Ja samamoodi on siis vähemalt Telia võimaldab oma iseteeninduses ka seda muuta või siis ka telekaekraani pealt. Miks ma näitan läbi ruuteri on see, et mitte kõik ei kasuta Telia teenust ja ma ei tea, kuidas teiste teenusepakkujatega see päris elus käib. Kuna mul on hästi lihtne, ma lähen isegi ütleme kellegi juurde, kes kasutab näiteks Elisa teenust, login tema ruuterisse sisse, sest et sisselogimise andmed on ruuteri peale tavaliselt prinditud. Login ruuterisse sisse, ma vahetan need asjad ära, ma ei pea üldse teadma, kas Elisa läbi oma mingisuguse iseteeninduse võimaldaks seda teha või mitte. Ja nii ongi. Ehk nii ma tean, kuidas seda saavutada. Kuidas me siis alustame tavaliselt? Või siis, miks see siis tegelikult vajalik on? On siis see, et
me tagame selle, et võõrad ei pääseks meie kodusesse võrku. Lahendusi on veel, aga me väga palju nendele ei peatu, kuna enamasti tähendab see juba mingisuguste lisaseadmete ostmist ja pahatihti need seadmed ei kipu olema kõige odavamad. Ehk et näiteks mida tehakse, on see, et Telia ruuteril keeratakse üldse wifi välja, seda saab jällegi läbi selle kasutaja või läbi siis ruuteri teha, seal on üks koht selle jaoks, üks linnuke välja võtta, seda tegelikult on kohe varsti näha ka. Ühesõnaga, me jõuame selleni, et seda on nagu põhimõtteliselt varsti näha, et kuidas seda wifi't saab üldse välja lülitada, pannakse hoopis turvalisem wifi seade kuhugi näiteks majja või korterisse, vahetevahel pannakse ka mitu seadet, näiteks sama SSID-ga, ehk et tagada see, et mu terve maja ulatuses oleks siis kõikidel korrustel näiteks wifi olemas, aga ei kasutada siis Telia enda wifi't, on ju. On ka muid lahendusi, mida saab kasutada näiteks selleks, et erinevaid võrkusid üksteisest laiali lüüa, jällegi on võimalik kasutada teisi seadmeid selle jaoks, aga jah, et need natukene maksavad, sõltub seadmest, sõltub vajadusest. Et sellel me täna väga palju ei peatu. Selleks, et saada ruuterile ligi, on vaja siis võtta lahti brauser, brauserisse kirjutada IP aadress, mida me juba teame oma ipconfig käsu järgi. Ehk et minu jaoks oli see siis aadress 192.168.1.1. Kui see aadress või see veebileht avaneb, küsib ruuter siis sisselogimise kasutajanime ja parooli. Telia puhul vähemalt see ruuter, mida mina kasutan, kasutajanimi on eelseadistatud, parool on ruuteri peale prinditud. Seal asub siis tema niinimetatud haldusserver, kus saab siis, põhimõtteliselt sama veebileht ongi haldusserver, on ju, kus saab siis erinevaid seadistusi teha. Ehk et enamikel ruuteritel kindlasti on selline lahendus sisse ehitatud, on ka muid võrguseadmeid, millel on see olemas, kus saab siis igasuguseid asju muuta, et näiteks millised kaablipordid, ehk et siis kaablipesad on seal lubatud, mis kiirusi seal lubatakse ja nii edasi, et need on see hunnik asju, mida saab ühe ruuteriga päris elus ära teha, see on ikka päris palju tegelikult. Sisselogimiseks on siis kasutajanimeks, nagu ma ütlesin, see on eelseadistatud, kas on siis user või admin, see sõltub siis konkreetsest seadmest ja siis see nii-öelda tootja poolt pandud nii-öelda vaikimisi parool on mõistlik ära muuta, sest et siis ei saa ka tootja enam teada, et mis see parool tegelikult on. Mida turvalisem parool siia panna, mida pikem parool, seda raskem on seda pärast ära arvata kellelgi teisel. Nii palju ütlen, et see parool tuleks kindlasti kuhugi üles kirjutada, sest kui see parool ära kaob, siis tuleb teha ruuterile niinimetatud hard reset, selle jaoks on enamasti mingisugune pisikene augukene, kuhu on reset juurde kirjutatud, tuleb vaadata kasutusjuhendit, sest erinevatel ruuteritel käib see resetimine natuke erinevalt. Pahatihti kipub see olema niimoodi, et on vaja mingit kirjaklambrit või siis SIM-kaardi eemaldamise tööriista, mõlemad on suht sama läbimõõduga, ehk et mõlemad töötaks. See on vaja siin augus sisse pista, seal on all üks nupp ja see nupp on vaja all hoida näiteks vähemalt 5 sekundit. Ja siis on kõik teha, siis seaded jälle taastatud ja siis saab nii-öelda siis tootja vaikimise parooliga uuesti sisse logida. Põhimõtteliselt, et seda peavalu vältida, on mõistlik need asjad üles kirjutada kuhugi ja niimoodi, et need üles kirjutused kuhugi ära ei kaoks. Üks võimalus on muidugi kasutada ka seda, et välja printida mingi paberi peale need uued paroolid ja kleepidagi sellesama ruuteri alla selle etiketi kõrvale näiteks. Sealt on väga raske neid üles leida mingisugusel pahalasel, aga endal on vähemalt teada, et on kindlasti õiges kohas need asjad olemas ja ei kao mitte kunagi ära ja töötab kuni ruuteri eluaja lõpuni. Ühesõnaga, kui nüüd ruuterisse ära sisse logitud, vähemalt siis Telia ise pakub valikut keerukama ja lihtsama kasutajaliidese vahel. Lihtne ongi mõeldud siis ainult nii-öelda siis selle kasutaja parooli muutmiseks ja Wi-Fi võrgu SSID ja Wi-Fi võrgu parooli muutmiseks. Rohkemat see lihtne kasutajaliides ei võimalda, keerukam kasutajaliides võimaldab teha juba natuke rohkemat, aga kuna enamus seadmed ei toeta lihtsalt kasutajaliidest, siis mina näitan ainult seda keerukamatena. Lihtne on niivõrd lihtne, et sellest ütleme inimene, kes natukenegi inglise keelt oskab, saab juba ise suure tõenäosusega aru. Aga jah, see keerukam on pahatihti keerukam, lihtsalt õigeid asju üles leida teatud tingimustel võib aega võtta.
kui ei tea, mida otsida. Sisselogimisel on mõni ruuter võib nõuda ka siis selle kasutajaparooli muutmist. Mõistlik on, nagu ma juba ütlesin, seda on mõistlik teha nagunii, sest et sellisel juhul teab parooli ainult see, kes selle parooli sinna määras. Üles kirjutada siis teab ka see, kes seda paberit loeb, aga tavaliselt otsitakse seda paberit siis, kui on mingi põhjus. Niisama tavaliselt on see paber kuskil kadunud ja keegi ei tea, kus on ja nii edasi. Telia puhul ja ka paljudel teistel seadmetel on siis selle kas kasutaja nime või siis on kasutaja ikoon kuskil, et selle juures on kuskil vastav link ja sealt on siis leitud selline asi nagu change my password. Telia ruuteris näeb ta siis umbes selline välja, järgmine kirja on siis variant, saab välja logida, aga me praegu siis peaks vajutama change my passwordi peale, tuleb selline kasutajaliides lahti, kõigepealt tuleb kirjutada siis vana parool ja 2 korda uus parool. Siin on nüüd 2 asja, et 2 uut parooli peavad siis omavahel ühtima ja ta ka kontrollib seda, et kas see uus parool on turvaline või mitte. Millise parooli mina siia panin, seda ma ei hakka mitte kunagi mitte kellelegi ütlema. Nagu ma ka ütlesin, see parool tuleks kindlasti üles kirjutada just uus ja kui nüüd on siis 3 välja ära täidetud, tuleb vajutada nupule change my password, läheb sekund aega ilmselt ja see parool on muudetud ja vana parooliga enam sisse ei pääse. Osad seadmed muideks logivad selle koha peal uuesti välja ka, ehk tuleb uuesti siis uue parooliga sisse logida. Mitte kõik seadmed ei tee seda. Nii palju veel infoks, et teatud tingimustel mingisugustel seadmetel oli võimalus seda näiteks tootja ruuteri parooli tuletada, teades siis ruuteri mudeli numbrit ja seerianumbrit. Täna see enam võimalik ei ole, aga see on üks põhjus, miks seda parooli on mõistlik vahetada. Et me kunagi ei tea, kuna see jälle võib juhtuda. Et siis on juba teada, ütleme, et kui selline mingisuguse tootja ruuteriga selline asi jälle juhtub, siis see meile ei kehti nii ehk nii, kuna me oleme ise selle parooli juba ära vahetanud. Wi-Fi siis SSID ehk et siis Wi-Fi nime ja parooli muutmine on tegelikult üpris lihtne, kui teab, mida teha. Selle jaoks on siis seal ruuteris kuskil on kirja wireless. Seal on olemas oma mingisugune properties või settings või mingisugune nupp. Telia ruuteri puhul siis sinine nupuke 3 hammasrattaga teeb sama asja. Sellega avaneb siis selline kasutajaliides, kus on siis näha, mis on siis see praegu on SSID, mis on muud parameetrid ja nii edasi. Ja siin on ka see sama enabled nupp. Selle saab offi keerata ja siis vähemalt ütleme konkreetselt näiteks 2,4 GHz võrk enam ei töötaks. Töötaks ainult 5 GHz-ine. Kui nüüd 5 GHz peale ka minna, siis saab ka selle välja lülitada. Saab kasutada hoopis teist Wi-Fi seadet Telia ruuteri taga ja seal on omad nüansid, miks seda vaja teha. Nüüd kõigepealt siis see 2,4 GHz, see näitab seda, et mis sagedusel see võrk töötab. Samamoodi see 5 GHz-ine võrk töötab siis 5 GHz sageduse pealt. Kind of obvious. Hetkel siis Telia konkreetne ruuter ei võimalda erinevaid SSID-sid panna erinevatele, mina leidus, et see võimalik oleks, erinevatele siis sagedustele, et ta kasutab mõlema puhul sama SSID-d. Nii palju 2,4 GHz kohta, et see kiirus ei pruugi teatud tingimustel minna üle 54 megabitti sekundis, ehk et kiiruseid mõõdetakse siis megabittides sekundis, et praegu näiteks mul 2,4 GHz näites oli 43,3, mis tegelikult ei ole väga kiire, aga enamus asjadeks on okei, aga näiteks kui tahta midagi alla laadima hakata suuri faile, siis see on kindlasti meeletult väike või isegi võrgus mängima hakata midagi, siis see kiirus jääb väga-väga lahjaks. Et ei tasu väga proovida, üle Wi-Fi väga mängida. Kanali numbri näeb ära ja siis selle, kas kanalit määratakse automaatselt või käsitsi. Soovitan hoida automaatsena ja nii palju infoks, et see Wi-Fi sagedus on jagatud kanaliteks. Et Wi-Fi 2.4 on mingi 14 kanalit peaks seal olema minu teada, kui peast öelda. Ja Wi-Fi 5 peaks olema umbes 16 kanalit. Kui siit allapoole kerida, on siis näha SSID-d ja parooli, mis siis antud võrgul on määratud. Krüpteerimise võtit või siis seda algoritmi, et see kindlasti sisse jätta
ja see, mis seal valitud on, näiteks minul oli VPA2 BSK, see on ainukene, mida tasub kasutada, on ju. SSID-le erilisi nõudmisi pole, see on see, mida on kõigile enamasti siis kõigile avalikult näha, vahet ei ole, mis sinna panna, mõistlik on mitte midagi väga nii-öelda siis kõlblusnormidele vastu käivad panna, sest et ka teised inimesed näevad seda. Samas kasutatakse mingisuguseid naljakaid nimesid, näiteks Kapo buss või midagi sellist. Leiab, kui otsida. Aadressi tasume, omaenda kodu aadressi tasu sinna panna, sest siis on kohe teada, ütleme, et millisest korterist konkreetne võrk tuleb, on ju, et ei tasu, ei ole mõtet. Panna midagi täiesti sisutühja selles mõttes, ütleme, et see ei anna inimese kohta mingit infot, aga samas ütleme midagi niisugust, mis endale meelde jääb, et ahah, see on kindlasti minu võrk, on ju. Oma nime ei tasu ka kasutada, on ju. Ehk et see ütleb veel rohkem inimese kohta ära kui aadress, aga jah, ehk et siis midagi sellist lihtsalt ja mõnusat, on ju. Ja Wi-Fi parool samamoodi võiks olla üsna pikk, aga mingisugune lihtne fraas, mis jääb endale kindlasti meelde. Et pahatihti kiputakse ka paroole jagama oma sõpradele, tuttavatele, pereliikmetele, et siis kui on väga keeruline parool, siis esiteks see endale meelde ja teiseks on teiste seda väga raske sisse kirjutada. Aga jah, et vähemalt 10 tähemärki võiks see parool pikk olla. Muus osas jällegi väga suuri piiranguid ei ole. Lõpetuseks tuleks siis valida nupp Save ja uus SSID ja parool tuleb siis seadistada ka kõikides seadmetes ära, ehk ka mina sain seda oma võrgust teha sel hetkel, kui ma oma SSID-d vahetasin, sest et seadmed ei tee seda automaatselt. Ja selliselt on ka tagatud see, et nii kui sa oled selle võrgu nime ja parooli ära vahetanud, siis keegi teine sinna võrku enam ligi ei pääse. Ja siit on siis näha, mis mina näiteks kasutasin enda võrgu puhul, või noh, õigemini, see on näide, ei kasutanud, see on lihtsalt see, et näitamaks, et mis võiks olla nagu loogiline asi. Et tegelikult sellist võrku vähemalt minuga läheduses ei eksisteeri. Ja sellega me ka täna lõpetame. Natuke rääkisime siis koduse võrgu monitoorimisest erinevate käskudega ja natukene ka siis võrgu turvalisemaks tegemisest. Ja tänan vaatamast!